Tere head inimesed, mõni aeg tagasi tegi Rando väikse video üleskutse panna kokku üks selline nii-öelda survival seljakott, mis on nurgas valmis selle jaoks, kui zombid tulevad või mingi muu jama hakkab ja sellele inimesed reageerisid. Et räägi nüüd natukene lähemalt, mis see üleskutse endast kujutas ja mille peale inimesed reageerisid. Üleskutse oli tegelikult see, et teeme ära vahva meeskond palus meil koostada ellujäämiskotikese, mis igal inimesel võiks olla kodus nii-öelda nurgas juhuks, kui on mingi looduskatastroof, läheb sul tormiga elekter ära, mis iganes. Me pead nagu harjumuspärasest siis nagu teistes tingimustes hakkama saama. Ja me mõtlesime, et kes see veel paremini seda teab kui üks matkaja. Ja siis üleskutse oli selline, et palusime koostada inimestel oma ideaalsed survival kotid. Me võtsime selle info kokku ja koostasime sellest siis nii-öelda top 15 listi. Alastamatu tabel väidab, et kokku pakuti 80 erinevat toodet, mida siis inimestel erinevates ellujäämisolukordades vaja on. Ja ilmselgelt me 80 toodet ei hakka siia laua peale panema, me panime siia 15. Ma pean tunnistama, et see tabel on olnud üsna üllatuste rohke. Et kõik on läinud selle mõttega kaasa, et elades seal metsas või nendes rasketes tingimustes siis mingisugusel Rambo režiimil. Et näiteks top 20 sisse isegi ei mahtunud ei telk ega lebo, mis minu jaoks on suur üllatus, sest kõik olid valmis minema erinevate tarpide, ponšode ja telkmantlite ja parakordi abil sinna metsa elama. Siin on minimalistlik lähenemine ja siis on see mugav lähenemine. Ja vastuseid tuli väga mitut sorti, mõni panigi hädapärased asjad kirja, mõni ladus kuni 46 oma lemmiktoodet ilusasti sinna ritta ja see muidugi tegi siis ka üsna värvikirevaks selle tabeli. Siit leiab näiteks selliseid huvitavaid asju, et üks hea inimene pidas vajalikuks metsa kaasa võtta elektrisokirelva ja siis kondoome pakuti, gaasimask oli kirjas. Et selliseid põnevaid asju, mis ta võib metsas ikka vaja minna. Ega tingimused võivad ju olla erinevad ja ülesande püstitus oli ka selles mõttes natukene umbmäärane, sest ega me ju tegelikult, meil pole õrna aimugi milleks me valmistame. Et selles mõttes, eks need vastused ongi erinevad, aga see top 15 toob tegelikult suhteliselt hästi välja selle, mis siis nagu, mis kriitiline on. Just, aga hakkame siis otsast peale, vaatame siis enam-vähem üle. Me panime siia valmis laua peale need asjad, mida nüüd suures osas pakuti. Et kuna see valik oli hästi lai, siis kõiki ei hakanud võtma, aga võtsime sellise läbilõike nagu popimatest toodetest. Et siin oli söögi osas näiteks inimesi, kes olid kindlasti valmis seda adventure foodi peale jääma, aga oli neid, kes tahtsid metsas ise seal mammudest ja riisist ja asjast sööki teha. Võimalused on ju avatud. Just, aga siis võtame 15. kohale, tuli hea tuntud toode Multitool, mille siis vaieldamatuks lemmikuks oli Lederman. See on nüüd küll selline näidis juurakas, mille ma siia kaasa võtsin. Aga neid saab siis erinevat moodi kaubandusest endale soetada ja siis kuna ka kõik Ledermanid, mis pakuti, olid absoluutselt erinevad, siis ma võtsin lihtsalt kaasa täiesti suvalise ja mina tean, sina oled läbi lõhki Ledermani mees, nii et sa võid ise paar sõna selle kohta rääkida. Multitooli puhul on kaks varianti. A, sa ostad sellise, mida on väga mugav kasutada. B, sa ostad sellise, millega saab põhimõtteliselt kõike teha. See nüüd, mis sina siit kaasa võtsid, eks ju, Charge on pigem sinna, sellega saab kõike teha repertuaari. Et siin on olemas nood, saed, kõik muud asjad, et saad nii-öelda hädapärased asjad tehtud. Et kui sul ikka on vaja puu maha saagida, on paremaid vahendeid olemas, aga sellega saab teha. Võrreldes näiteks minu kaunikuulse käeketiga, sellega ei lähe mitte kuskil. Jah, sellega puu saagimine on juba eraldi harjutus. Nii, järgmine asi, 14. kohal on selline asi nagu survival kit ja seda küll, see tuli nii kõrgele kohale sellepärast, et paljud inimesed soovisid kaasa võtta lihtsalt mingi kalastuskomplekti. Aga kuna need asjad on kõik siin ühes survival kitis olemas, siis ma liitsin nad siin kokku
ja nii, et selline poes müüdav survival kit võiks olla kotis, sest siin on väga palju olulisi asju olemas, sellest on meil tegelikult saade ka, nii et vaadake meie Matka.tv arhiivi ja seal me siis lappame 2 erinevat survival kit'i ja vaatame, mis on karul kõhus igavesti tore ja vajalik toode. Mis meil järgmine? Järgmiseks olid hügieenitarbed, mis on ka iseenesest loomulik, et ega sa sinna metsa ja haisema ei lähe ja ükskord on vaja metsast tagasi tulla. Ja 2 kõige popimat toodet, mida inimesed välja tõid, olid siis Vaude selline väike hambaharja komplekt. Iseenesest väga mõnus, siin on väike pasta ka sees sellisega, et isegi seda ei võtta lennujaamas ära. Ja siis teine on Global Washi nimeline iseenda igal pool puhtaks pesemise keel. Vents unustasid ühe väga tähtsa asja ära. See ei ole tegelikult ainult enda pesemiseks, vaid sellega saad pesta riideid, nõusid, mida iganes, selles mõttes isegi seikluskaaslast. Jah, miks mitte teha metsas elu põnevamaks. Järgmine. Me tuletame vahepeal meelde, me tuleme alt üles. Ja tuleme alt üles. Ja järgmises kohal on siis meil söögiriistad. Ülekaalukalt pakkunute seas võitis Titanist Spork. Järgmine hea asi, mis on ikka metsa sattudes abiks, on kompass. Pakuti ka väga palju erinevaid kompasse. Ülekaalukalt tootjana jäi silma Suunto ja võtsingi lihtsalt täiesti riiulist suvalise Suunto kompassi kaasa, kes on siis suurem kompassisõber, kes väiksem kompassisõber, selle järgi saab siis juba ise valida. Kompassi eelis siis navigeerimisel on see, et kui satelliidid on maas ja elekter on otsas ja kõik muu, siis kompass töötab alati. Ja isegi kui sul pole kaarti, siis võib-olla ei tea täpselt kuhu sa lähed. Aga sa lähed kuhu poole sa lähed. Seegi suur teadmine. Ninna, siis järgmisele kohale tuli esmaabi komplekt. Ja kuna esmaabi komplekti mina kaubandusest otseselt ei leidnud, vähemalt matkaspordiriiulitest mitte, siis ma võtsin kodust kaasa oma enda väikese reisiapteegi, mille ma olen pakkinud sellisesse GoPro kotti. Ja diskreetne, on ületanud lugematul arvu riigipiire, kus on kirjas, et arstirohtudega ei tohi kuhugi siseneda. Absoluutselt pole kellegi huvi tähelepanu äratanud see. Nii et ja see on maast laeni kõike vajalikku täis, mul on siin sidemeid, mul on siin joodi, mul on siin plaastreid, mul on siin malaaria tablettidest kuni mingisuguse hobuse rahustiteni ja valuvaigistiteni välja, nii et Vents, ma isegi päris täpselt ei taha teada kõik, mis sinu apteegis sisaldub. Igaks juhuks, palju käid, palju võib juhtuda. Aga kõige lihtsam kas või autoapteek. Just, ja apteekides ma arvan, müüakse täitsa nagu ägedaid selliseid täitsa apteeke ka, mille viskad lihtsalt seljakotti ja sul on hädapärased asjad olemas. Nii, siis väga paljud inimesed kirjutasid, et kindlasti tuleb metsa kaasa võtta head sokid ja korralikud sokid olid isegi niimoodi mainitud. Ja ülekaalukalt käis toote nimena läbi Lorben. Sellest tulenevalt ma võtsin kaasa ka siis taaskord suhteliselt suvalised sokid sealt riiulist. Aga sa võtsid väga head matkasokid kaasa? Võtsin väga head matkasokid, mul on endal ka need erinevaid matkasokke olemas sellel samad tootjad, aga lisaks nendele olid väga paljud inimesed kirjutanud ka sinna, et villaseid sokke tuleb kaasa võtta, nii et see jalgade korrashoid, jalgade kuivas hoidmine on esmatähtis ja sellepärast olid paljud inimesed sellele ka tähelepanu juhtinud. Just. Mis on ka väga õige. Nii, korralikele sokkidele järgnes söök ja söök siis, nagu ma juba ennist mainisin, 4 inimest pidasid oluliseks välja tuua spetsiaalselt selle adventure foodi. Maitse poolest tegelikult väga normaalsed. Väga head isegi võiks öelda ja ei võta kotis ruumi, on selline mõnus krõbin, kuhu valad vett sisse ja 8 minuti pärast saad juba. Kaua see kestab? Et kui ma selle survival kotti endal kokku panen, siis ega see spork ju pahaks ei lähe. Spork ei lähe pahaks ja ma arvan, et see toode kestab, antud toode, mis mul käes on lõdvalt 13. juunini 2020. aastal. Nii et kui juhtub, et selle aja jooksul ei tule sobisid või mingid muud jama, siis võib lihtsalt teha sõpradega väikse lõkkeõhtu ja selle pintslisse panna. Et see on minu meelest ka üks. Seda tasub koti puhul jälgida, aga ütle ka seda, et kui palju me neid peaks panema? No ta on 10 päevaks. Mugava inimesena mina võtaks igaks päevaks ühe õhtusöögiks. Et just selles mõttes, et vaata neid mingi tavalisi riisitoite ja tatart ja makarone ja neid asju sa saad teha suvalisel ajal on.
paned sinna konservi sisse, saad ka head toidud. Aga vahepeal, kui tuleb näiteks mingisugune selline madal hetk, motivatsioon langeb nulli, laukasse, et siis ennast natukene maitsemeeltega õrgutada, siis tegelikult see on väga kosutav ja ta on ka tehtud selline, et seal on hästi palju toitaineid ja asju sees, nii et kui sa siia kõrvale mingid tigusid ja nelkid sööd, on ju, siis ta hoiab sind pikka aega elus. Nii, siis jõuame sinna sellesse Rambo osakonda. Telgi asemel olid kõik inimesed valmis minema sinna, no peaaegu kõik valmis minema sinna sellise ponchoga, võtta sealt. Poncho, sellesse lahtrisse läksid kirja poncho, telkmantel ja nii-öelda vihmariided ka. Ehk siis see on nüüd selline kõik ühes toode ja selle siis erinevate parakordide abil inimesed on valmis riputama endale külge. Et sellest, esiteks ta on ju vihmajopena kantav. Teiseks sa saad teha tast endale sellise mõnusa varjualuse, siin on kõik need sellised aasakesed olemas, millega teda puude vahele riputada ja vormida mingid telke ja mingid sellised asju. Ma panen küll kohe selge. See ei pruugi olla nüüd maailma kõige sobivam toode, ma lihtsalt võtsin esimese poncho, mis mulle sealt meelde tuli ja seda paari inimest soovitasid ka. Ja sellepärast on sinu siuke kukkur ka veel. Saad panna mõtlu, kus siia iPad maus. Siia sisse mingisugused asju. Kui vist isegi maus. No vot, et selline tore asi külje pealt käib trukkidega kinni lahti ja saabki teha endale katusaluse ja hoiab siis sooja ja hoiab vihma ja selles mõttes, et ehkki ma pean tunnistama, ma ise pakiks endale telgi kaasa, siis ma näen, et poncho kui selline ta on sellegi poolest hädavajalik. Pean ka tunnistama, et hakkaks absoluutselt telgi kaasa ja selle võtaks ka. Siis jõudsime järgmisse kohta, kus on nuga ja noa alla liitsin siis kokku, kuna pakkumist tuli nii tulepulgaga noale kui ka tavalisele noale, siis liitsin kokku need mõlemad asjad ja sain siia siis sellise variandi, et võtsin kaasa ühe sellise noa, mida paljud ka kirjutasid, et võiks olla selline nuga, tavaline bussnoa tüüpi värk, selline plastiktuutuga ja siis, et oleks ka näidata midagi, millel on tulepulk küljes, siis leidsin matkaspordi riiulist ühe sellise tõenäoliselt maailma kõige nunnuma noa üldse. See on selline pisikene jublakas, siuke kerge nagu käbi, veel väiksema teraga, aga käes seisab. Et tõenäoliselt saab sellega ikka hulka tööd ära teha ja hulka asju lõigata, kui sul vaja on. Ja sellesse komplekti kuulub siis ka omakorda tulepulk, mille saab siis kuidagi moodi niimoodi ilusasti kokku panna ja sellega siis omale vöökülge kinnitada või paelaga kaela panna ja väga kompaktne lahendus. Üks asi, mida on kindlasti vaja, on pealamp ja üks populaarsemaid pealampe, mida inimesed kirjutasid, oli siis see tikkina. Ja väike lihtne back-up lamp. Oli ka inimesi, kes vajasid oma matkavarustusse selliseid hardcore militaarlampe, aga jah, see ülekaalukalt kõige rohkem toodi välja seda tikina lampi. Ja, lampi puhul on võib-olla see, et tasuks arvestada, või tasuks eelistada, kui me räägime situatsioonist, kus pole elektrit, tasuks eelistada lahendust, mis käib patareide pealt ja arvestada kohe kohe patareid kaasa. Just, patareisid mainite ka väga palju, kes tahtsid patareisid kaasa võtta samamoodi ka näiteks WC-paberit, aga ka neid jäid teisele poole 20-30-40 sinna poole. Et seda moodi asi. Nii, siis potid, pannid oli asi, mida inimesed pidasid väga oluliseks ja kõige enam nimetamist leidnud toode on siis Primuse Lightech Trek Kettle, sellise karbiga saab seda osta ja see karp peidab endas siis sellist potikest, millega see käib poti sisse kõik, see on lihtsalt ära. Peidab potikest ja pannikest. Ja see on vist maailma kõige nunnum pann, maailma kõige nunnuma noa kõrvale. 16 inimese hääle sai selline mõnus toode nagu magamiskott. Et mingil põhjusel nüüd need, kes kõik telgi ja lebo olid nõus jätma maha, valisid ikkagi selle, et magamiskott võiks olla. Jah. Ei ole halb valik. Ei ole halb valik. Mis me magamiskotti kohta nagu valikus öelda oskame, et Eesti tingimustes on muidugi suvi ja talv on totaalselt erinevad ajad. Jah. Aga
ütleme selle survival koti kõrval võiks olla paar erinevat kangusega magamiskotti, jah, et millal minek on, siis haarad koti ja haarad magamiskoti teise käega. Et seda on nagu üks kõige jaoks keeruline pakkida. Jah, aga kui peab ilmtingimata ühe võtma, siis pigem kindlasti küll me võime oma. Just, et muidu saab teda tekina kasutada ja muud sellised asjad ka. Nii, ja olemegi jõudnud siis omadega teise kohali ja teisele kohale tuli siis Paracord. Taaskord selle Ponso telkmanti üles riputamiseks ja sinna ma liitsin kokku kaks asja, ühed, kes ütlesid, et Paracordi on vaja sellist pikka juhet ja teine suur klann, kes siis rääkis Paracordist, olid valmis endale valima siis sellise käevõru stiilis Paracordi. Noh, ilmselgelt on see, et kui sa selle juba korra lahti arutad ja oma telkmantli puude vahele tõmbad, siis enam mitte kunagi ei punusa seda selliseks käevõruks tagasi. Ma muidugi tahaks öelda ka, et kui me räägime kotist, siis ma ei näe erilist mõtet seda konkreetselt kotti panna, et kotti võib ju vabalt panna nööri lihtsalt kokku keeratud kõrv. Jah, aga inimese juures peab kõik ilus olema. Kõige tähtsam asi üldse matkakoti juures meie kuulajate, vaatajate juures ja kommenteerijate hinnangul on siis ikkagi tulepulk ja sellesse läksid siis kirja sellised asjad nagu tulepulk, tikud, tulemasin ja siis mitmel korral mainiti ka tormitikke. Tormitikud on sellise komplektina saadaval ja selles komplektis on sees kaks sellist toredat topsikut, mille sees käivad siis tikud, on ju, tormitikud ja siin on siis külje peal ka natukene väävlit ja siin üleval ka, et saad käima tõmmata, on ju. Küll pean ütlema, et tegelikult kogu selle töö suures osas teeb ikkagi ära tulepulk. Tõsi, aga tulepulga puhul tasuks arvestada ka seda, et teatud aastaaegadel on kuiva süütematerjali leidmine keeruline. Et mina tegelikult lisaks siia juurde veel on olemas erinevad nagu süütevahendi lahendused. Et on see siis mingi pulber või mis iganes, paneks selle sinna tulepulga juurde ja võt siis teeb ta tõesti ära. Sest tulepulgaga sa ei saa pikalt anda kuuma võtta. Just, aga see töötab ka siis, kui sa oled kukkunud kuhugi jõkke. Või on niiskeks läinud need tormitikud või kui nad on üldse otsa saanud, sest siin on sees, ma arvan, et üks paarkümmend tikku, siin on 3000 tõmmet kindlasti. Jah, et aga selles mõttes olen meie vaatajatega nagu igati päri, et tuli on ainuke asi, mis annab sooja, millega saab teha süüa ja nagu see seal esimesel kohal. Üks asi, mis nüüd jäi siit top 15 veel välja, on kindlasti see, et Eesti tingimustes vett leida on esiteks lihtne. Teiseks väga tihti on see vesi ka joodav, aga tasuks arvestada võib-olla õrnema organismiga inimestel mingi veepuhastuskomplekt. On ka selles nimekirjas olemas. Inimesed pakkusid, väga mitmed inimesed pakkusid, et seda Life Straw, mis on selline kõrrekene, millega saad siis loigust endasse värskendavat vett tõmmata. Aga näed, ei mahtunud ei top 15 ega ka tegelikult top 25. Jah, et meil tõenäoliselt... Näed, 8 inimest on lõkkealgatuse materjalidele rõhunud. Aga näed, ei mahtunud top 20. No võt, ja selline see kott sai. Kui me siin räägime korra hindadest ka, siis kogu sellise survival koti hind on natukene üle 600 euro, millest suure osa moodustab muidugi see Ledermanni nubesel. Et see on selle komplekti hind, mis siin on, ilma minu enda isikliku seljakotita. Ilma sinu seljakotita ja ilma selleta ka sellel ei olnud hinda. Vot sedamoodi. Nii et loodan, et sellest väiksest kokkuvõttest oli teile abi. Oskate nüüd ka vaadata enda ümber olevaid matkajaid teise pilguga. Matkajaid teise pilguga ja võib-olla on sellest abi, kui tõesti soovid koostada personaalset väikest varuasjade kotikest. Et see ei ole tõenäoliselt iga inimese jaoks perfektne või tõenäoliselt pole isegi mitte ühegi inimese jaoks perfektne lahendus, mis siia sai, aga kindlasti saaksid nagu väga häid mõtteid. Ja keeruliseks teebki just asi see, et inimesed reisivad ja matkavad erinevates kohtades ja mõne jaoks on mets politseipark või siis Lahnapark
ja teise jaoks on mingi selline koht, kuhu karud ka ei julge minna, et see ilmselgelt vajab erinevat varustust. Ja kui me räägime katastroofist, siis üks peab hakkama saama oma korterist väljaspoole, teine peab võib-olla siis oma talust väljaspoole, need tingimused on jällegi erinevad. Võtad lamba kaasa, teed sellest sleeping bag'i ja ei olegi vaja magamiskotti kaasa võtta. Vot, nüüd me juba vatrame tegelikult liiga pikalt. Siinkohal lõpetame. Tõmbab joone alla ja siis nii ongi, et näeme juba uue varustuse ees mõne aja pärast. Nägemist. Tšau.